Mina saan rääkida, mida mul ametnikud räägivad ja ametnike kinnitusel on niimoodi, et probleemist on räägitud alates sügisest. Kuivõrd teadlik on abilinnapea ka isiklikult sellest, milline näeb munitsipaalmaja seest välja. Erika tänava elanike eestkõnelejal reformierakondlasel Katja Lübo-Pratetsil on selles osas proua Võrgule mitmeid etteheiteid. Et ei ole, siis kui me käisime maja peal, et ma saan aru, et ei ole tolleks hetkeks üheski munitsipaalmajas käinud. Ma arvan, et nüüd ta peaks juba järgmist maja lihtsalt külastama. See hallitus, et seda on näha nii vannitubades kui keldriruumides, et mul õnnestus sinna lihtsalt pääseda, kuna uks oli lahti. Kõik osapooled on ühel nõul aga selles, et hallituse põhjuseks on puudulik ventilatsioon. Eha Võrk leiab aga, et elanikud on oma vannitube ise liiga vähe tuulutanud. Tegelikult saab korteri üürnik, mina ütleks koduomanik, sest see, kus inimene elab, see on ikkagi kodu ja nii kaua, kui ta seal elab, on ta ju selle kodu omanik. Et koduomanik saab kindlasti iseennast ka aidata, ehk ta võiks rohkem lülitada sisse ventilatsiooni pärast vannitoa kasutamist. Katja Lübo-Pratets elanike süüdistamist aga õigeks ei pea. Seda enam kui põrandakütet või muud soojusallikat pole projektis linnavalitsuse andmeil ette nähtudki. Kui ta väidab, et projekt ei ole ette nähtud, sest see on siis ju linnavalitsuse tegemata töö, et nemad, kui tellisid projekti, kui kooskõlastasid seda, siis nad oleksid pidanud mõtlema elanike peale, kes hakkavad majas elama, et mis edasi saab. Kui maja ei kuuluks linnale, kas siis oleks korteriühistu võimalik moodustada? Ma arvan jah, saaks küll. Oleks korjanud raha, oleks võtnud laenu ja oleks ise sellega tegelikult. Sest see, mis toimub meil all seal, keldris on ka õudne, seal on vesi ja seal on niiskus. Maja koristajagi tunnistab, et kõige koledam vaatepilt avaneks keldrist. Sinna minna pole aga lubatud, kuna jällegi maja kuulub linnale. Ja не имею права пропускать посторонних лиц в подвал. Это в подвале надо смотреть. Ning elanike, kellel niiskuse tõttu ohtralt tervisehädasid, ilmus teisigi 7 uudiste kaamera ette. Meil on jätta kõik siis õigus. Mis te arvate, et see on niimoodi, et kas siin nagu on ehitusvead? No siin on ehitusvead, siin on esiteks selle maja kui projekteeriti, siin on ette nähtud ju vannitoas põrandakütte. Aga kuna põrandakütte raha kodus vaikselt ära. Ehitused ju võtab linnavalitsus, amet võtab vastu, ta kontrollib kõikide tööde teostamist, nii et sellesse ma ei usu. Ja ma ei usu ka sellesse, et vannituba on absoluutselt kütteta. Mitte kuidagi ei usu, sest sellisel juhul peaks see olema ju seal külm. Maja elanikud ja nende eestkostja Reformierakonnast kinnitasid 7 uudistele siiski täiendavalt seda, et küttekehad puuduvad vannitubadest täielikult. Linnavalitsus on tänase seisuga lubanud Erika tänavale täieliku ekspertiisi.